kui me valime mõnel konkursil välja mõne väga ilusa pargi või töö ja linn otsustab selle võtta siis töösse ja valmis ehitada. Et mida siis me edasi võiks mõelda, kui meie idee on saanud selle yes-stardi, et hakkame siis pihta. Et Eestis me võiks mõelda tihti selle peale, et kui meie mõte on väga vahva, et siis meil on 4 erinevat aastaaega ja et nende 4 erineva aastaajaga meil peaks olema pakkuda siis pargikülastajale või tänaval kõndijale alati midagi, mis nende meelt rõõmustaks. Ja see midagi alati toob kaasa endaga selle, et me peame selle eest hoolitsema iga päev ja et kui me mõtleme laiemalt, siis iga park või tänav peaks meid rõõmustama, ütleme mitte 1 aasta, vaid võiks meid rõõmustada ju 10, 15, 20 aastat. Et me peame väga hästi nägema ette seda, mis tuleb. Kui me võtame näiteks suure Kadrioru pargi ja kui me mõtleme selle peale, et kui seal aasta otsa keegi mitte midagi ei tee, ei niida muru, et siis kogu see ilu, mis me oleme sinna ruumi teinud, tegelikult kaotab kõik oma mõtte. Kui siis igaüks mõtleb näiteks oma kodukohas või oma linnas sellele kohale, mis neile on südamelähedane, et mis siis juhtuks, kui seda kohta näiteks ei hooldaks mitu aastat või niidaks muru, et kas te siis läheksite sinna hea südamega või pigem siis juba kõnniksite sealt läbi. Et mõelge nagu, mis on näiteks need tööd, mis seal tehakse ja kui neid ei tehtaks, mis tunde see teist tekitab. Ja teine asi, te võite alati mõelda ka sellele, et mida saate teie teha selleks või mis oleks see hea mõte näiteks, kuidas see koht oleks toredam, parem, lõbusam, kuidas rohkem inimesi seda kohta kasutaks ja samas, et kuidas seda tasakaalu hoida siis selle vahel, et see kõik püsiks korras, et mis selleks kõik on vaja teha. Ehk siis, et kui te planeerite ükskõik mis asja, kas te planeerite puid, põõsaid, pinke, prügikaste, skateparke, siis esimene asi, mida te võiksite mõelda, on see, et kuidas teie planeeritu näiteks 5 aasta pärast välja näeb ja mis alati peab selleks tegema, et see püsiks nagu jätkusuutlikuna ja et see oleks korras ja kui palju see nõuab tulevikus tööd tegelikult nendelt, kes selle siis võtavad teie käest üle ja hakkavad seda haldama. Et kui me teeme midagi valmis, et see alati kasvab ja et selle kasvamise aeg tegelikult me ei näe seda tulemust võib-olla esimese aasta jooksul, eks ju, et see pargi valmidus on võib-olla 10 aasta pärast ja et me suudaksime selle 10 aasta jooksul siis pakkuda ongi erinevate näiteks okaspuudega lahendusi, et meil oleks ka talvel seal põnev olla. Alati, kui me mõtleme niisugusele avalikule alale või pargile, et siis esimene punkt linnas võiks olla ikkagi, et kõikidel, kes seal on olla hea ja turvaline. Mis tähendab, et me peame alati pöörama tähelepanu siis laste turvalisusele nende mänguväljakutel või siis me peame pöörama tähelepanu taimedele, et nad ei muutuks pigem ohtlikuks ja probleemiks meile, vaid pakuks siis endiselt seda ilu ja rõõmu. Või siis, et me kasvatame või taimed kasvavad 10 aastaga nii suureks, et meil näiteks teerajad mattuvad nende alla või siis me peame hakkama ringiga käima, sest et mitte keegi ei ole neid seal 5 aasta jooksul siis hooldanud või lõikanud. Ja et kui te midagi planeerite, te peate ka ise mõtlema sellele, et mis selle asja, et kuidas seda asja hooldades 5 aasta pärast, et kui ma näiteks istutan mõne puu ja ta kasvab seal 10 meetri laiuseks, et kas tal 5 aasta pärast on seda ruumi seal kasvada või peame mõtlema, et äkki ma peaks teda lõikama väiksemaks või äkki kuidas ma saaksin teda siis hoida seal ruumis nii, et ta sinna ära mahuks või siis ma mõtlengi 50 aastat ette, et see ongi näiteks ühe üksikpuu ilus koht. Võib-olla võiks mõelda ja valida näiteks neid taimeliike, mis on täiesti kindlad meie kliimas, mis 3 aasta pärast ei sure võib-olla välja siin või ei saa hakkama, eks ju, et kui me näiteks mõnda varjulisse kohta planeerime väga päikselembelised taimed, et siis see lihtsalt ei ole jätkusuutlik. Üks asi, mida alati võiks hästi suurelt ja filosoofiliselt mõelda, on see, et kui te teete parki või kui me võtame pargi kui terviku ja see saab valmis, et siis meil on hästi ilusad pingid, hästi ilusad teed, hästi ilusad mänguväljakud, et nemad hakkavad kuluma esimesest hetkest, kui me selle asja valmis saame.
aga taimed võib-olla hakkavad alles avaldama mõju seal 5 või 6 aasta pärast, et kuidas seda kombinatsiooni nagu hoida tasakaalus, kui üks hakkab kohe kuluma ja teine alles hakkab tulema. Või kogu see jutt ei ole kellegi hirmutamiseks ja teie kammitsemiseks, et alati lähenege hästi loominguliselt ja olge avatud, et aga pidage siis ikkagi meeles, et teie need vahvad mõtted kestaksid läbi aja ja oleksid siis kõigile rõõmustamiseks pikemat aega. Et iga samm, mis te teete, et mis see endaga kaasa toob lähema 10 aasta jooksul ja kuhu see siis lõpuks viib. Ja mis töid selleks on vaja teha ja kui palju inimesi selleks tegelikult on vaja, et see kõik hoida selliselt, nagu teie olete algselt ette näinud.